raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Tere tulemast kuulama raadiosaadet Räägime asjast. Räägime asjast Tre raadios, Ring FM'is, Ruut FM'is, Kuressaare pereraadios ja soovime kõigile oma kuulajatele head uut aastat. Aasta 2025 on saabunud. Meil on selle üle hea meel ja täna oleme stuudios kahekesi Mart Helme ja Martin Helme ja võtame ka endale huvitava stuudiokülalise kohe liinile, aga ennem kui me saate asjade juurde läheme, meenutame, et eelmise aasta viimasel päeval lahkus meie hulgast Arnold Rüütel, kes oli Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna pikaaegne liige ja tema eelkäijate pikaaegne liige ja meie erakonna auesimees, kes alati toetas meid ja oli meie meelne ja me jääme teda mälestama ja ühineme kõigi nendega, kes teda leinavad. Aga meie saade on täna siis plaanitud veidi ette vaatama 2025. aastat, aga 2025 aasta algas meil kahjuks meediamaastikul ilgelt. Võtaks veidi rahulikumalt või ütleme siis niimoodi, et vähemalt ei oleks vihane, et kui nii oleks teinud erameedia, aga et seda tegi meie kõigi maksuraha väga priskelt nautiv nii-öelda Rahvusringhääling, siis ma olen väga vihane ja kuna Rahvusringhäälingu nõukogus on ka meie fraktsiooni liige Varro Vooglaid, siis võtsime Varroga ühendust ja tere Varro! Tervist, Martin, tervist, Mart ja head aastat minu poolt kõigile. Väga tore. Sina tõstatasid selle mure, et ERR kavatseb aastavahetusprogrammis meid kõiki solgiga üle valada juba ennem, kui see eetrisse läks. Et kas sa meile lühidalt räägid, mida sa ette nägid? No ja ma kirjutasin juba enne jõule ERR-i nõukogule ja juhatusele, kuna minu tähelepanu juhiti sellele kodaniku poolt, et kavas on aastavahetusel kanda üle või õigemini mitte tervikuna kanda üle, aga vahendada siis seda Eesti Draamateatris toimuvat drag show'd, mis on siis selline transvestiitide pidu, mis kandis pealkirja Identiteedikabaree. Ja ma natuke lugesin siis, millega on tegu, eks selle eestvedajaks on Jüri Nael ja Peeter Rebane, mõlemad avalikud homoseksuaalid. Üheks peategelaseks on Andrus Vaarik, kaasatud on lavaka tudengid, kes on siis pandud seal selliseid transrolle täitma. Ja kõik märgid viitsid sellele, et tuleb selline perverssuste väljanäitus, mida siis mitte lihtsalt etendatakse maksumaksjate rahast ülalpeetud Draamateatris, vaid vahendatakse kümnete, tuhandete perekondadeni üle Eesti vana aasta õhtul, mil telekate ees on palju lapsi muu hulgas. Eks see on see õhtu, kus lapsed on pikalt üleval ja vanematega koos ootavad vana aasta või uue aasta saabumist, vana aasta ärasaatmist, et klaasi kokku lüüa ja pidu pidada ja telekas käib. Et see on kõigile üldteada fakt, eks. Sellise ajal ETV-s lasta siis niisugust materjali on täiesti ühemõtteliselt vale ja vastuvõetamatu sel lihtsal põhjusel, et Eesti Rahvusringhääling oma seadusest tulenevalt täiesti selgelt peab väärtustama perekonnal baseeruvat ühiskonnakorraldust. See on paragrahv 4.7. väärtustama perekonnal põhinevat ühiskonnakorraldust, mustvalgelt kirjas. Ja siin ei ole selles mõttes tegemist lihtsalt sellise maitse eelistusega, et kas meile meeldib mingi asi või ei meeldi meile mingi asi. Siin on tegemist seadusest tuleneva nõudega, millega ERR peab oma tegevuses arvestama. Ei ole nii, et ERR võib teha ükskõik mida, vaid ta peab tegutsema vastavalt sellele raamistikule, mis on seadusega paika pandud. Ja see oli see, millele ma tähelepanu juhtisin, mille vastu ma protesti avaldasin, aga kahjuks minu kirjale ei laekunud vastust mitte üheltki juhatuse liikmelt ega ka nõukogu liikmelt. Ma oleks küll ootanud, et mitmed nõukogu liikmed vähemalt väljendavad sellele toetust, et niisugust materjali ei tohi vahendada, aga seda ei juhtunud. Asi oli ju hullem, kui võiks isegi kirjeldusest saanud arvata, sest lõppkokkuvõttes see pilt, mis siis seal avanes, oli ju, jälle julgen väita, et jälle satanistlik, eks ole, et loobitakse väikeseid beebisid lihtsalt laiali mööda lava. Ja sellel on ju ühiskondlik taust meil või ütleme ühiskondlik taust ühest küljest. Eesti ühiskond on šokeeritud sellest, mismoodi tapeti ära väike beebi suurelähtrus, mis minul seostus selle kirjeldus. Aga teisest küljest meil on iibekriis Eestis, kõigi aegade kõige rängem iibekriis ja meil on kõigi
kõigi aegade kõige laste ja perevaenulikum valitsus, mis võtab rahasid ära, trahvib inimesi automaksude, maamaksude, ma ei tea, mille kõikide muude asjadega, võtab ema palka vähemaks, võtab koduse ema toetust ja haigekassat ära ja nii edasi. Ja siis nii-öelda selle kultuuriline taust on vastsündinud beebide loopimine vastu põrandat, et see oli nii võigas, nii õõvastav, et lihtsalt ei usu oma silmi, et midagi sellist tehakse ja nüüd ja siis sellele järgnes veel uus, minu meelest nagu solvang meie kõigi suhtes. Et üks asi on see, et ükski terve mõistusega inimene niisugust asja kultuuriks ei pea, loominguks ei pea. See on deklasseerunud, dekadentlik, satanistlik või selline inimvaenulik enese upitamine või enese kõigile näitamine. See pannakse eetrisse ERR-is vana aasta õhtul, et meile kõigile siis veel niimoodi pöial silma lükata ja öeldakse, me teame, et see on jälk, me teame, aga me sunnime teid seda vaatama, sest mis teil muud ikka teha on vana aasta lõhn. Ja siis astub ette Karmen Killandi, kes on siis selle nii-öelda meelelahutustoimetuse juht ja solvab meie kõigi intelligentsi teatades, et me usaldame Eesti kultuuriinstitutsioone. Kui Draamateater sellist kultuuri teeb ja kui lavakunstikateeder sellist kultuuri teeb, siis meie usaldame seda. Tähendab, see on meile ju näkku irvitamine, et siin ei ole ju küsimus usaldamises, siin on küsimus adekvaatses hindamises, et kas kindlasti leidub Eestis veel asju, mida vana aasta õhtul tehakse, mis on jälk, et kas me paneme selle ERR-i eetrisse, ei pane ju, aga sinna juurde tullakse veel meile rääkima ja siis ma nägin ühte klipikest, kus ma ei tea, kas see äkki oligi see nael, kes seal seletas või olid mingisugused osatäitjad, kes seda seletasid, ma ei tahtnud seda vaadata rohkem kui mõnikümmend sekundit, kus nad seletasid, et me ju elame sellisel raskel ajal, kus niigi on palju masendavat, et me tõime teie kõigi vanaasa õhtusse ühte ilusa, toreda, meelt ülendava asja. Ja siis ma mõtlen, et kulla sõbrad, teie oletegi ju need, kes meid masendavad, teie oletegi ju need, kes meie elu koledaks teevad. Teie tõite meie õhtusse võikust, et te ju irvitate meile näkku, kui te räägite mingit sellist juttu meile. Jah, nii ta on. See ongi näkku irvitamine minu meelest. Ja sul on täiesti õigus, et sellel projektil on ka selgelt sellised demoonilised, satanistlikud alatoonid, et ma vaatasin seda ülekannet ka tervikuna, et ikkagi olla kursis, millest täpselt räägitakse ja seal oli ka ikkagi sellised numbrid, mis on nagu otseselt sellised demoonilised, et on mingisugune selline punasesse riietatud sootu teemon, sarved peas, kes siis seal oma sellist etteastet laval teeb. Et seal ongi mingisugused väga sügavad sellised ja sünged juured kogu sellel ettevõtmisel, mis paraku selle perverssusega sageli käsikäes käib. Ja seejuures on huvitav, et see sama Jüri Nael, kes siis lavaka tudengeid nende perverssustega immutab seal lavakunstikateedri professorina, eks kujutate ette, see nimel on professor Eesti maksumaksjate poolt peetavas ülikoolis MTAS. Ütleb selgelt, et see on hariduslik projekt, et ikkagi kogu see drag show, identiteedi kabaree on hariduslik projekt ja eks siis sellepärast ERR ka seda ilmselt vahendab, et see haridus ei piirduks ainult seal väiksema auditooriumiga, vaid jõuaks ikkagi laiemate massideni Eestis. Ja sa käisid sellest ka kiiresti üle, aga ma arvan, et kuulajate jaoks, kes ei ole seda klippiga näinud, tasub korraks öelda, millest me ikkagi räägime. Et seal oli siis selline rahva riietesse, selles episoodis, millest me konkreetselt räägime, seal oli rahva riietesse riietatud lapseootel ema, keda siis kehastas loomulikult mees. Ja siis taustaks oli laul Maa tuleb täita lastega, mis on selline ilus laul ja me räägime veel selle laulu sellest esitusest, mis sai tehtud siin mõned aastad tagasi selleks, et anda täiendav panus ja teha täiendav pingutus selleks, et teadvustada suurt rahvastikukriisi Eestist ja vajadust selle järele, et me ikkagi võtaksime lapsi perekondadesse vastu. Ja siis see lapseootel ema tõstab oma seeliku ülesse, niimoodi, et paljastab oma jalad on harkis, jalge vahelt tuleb lahti põrandast luuk ja luugist tõuseb välja siis peeniseks kehastunud teine näitleja, suureks selliseks pea on peenise moodi tehtud, mis hakkab siis üles tõusma selle ülestatud seelikuga ema jalgade vahele ja hakkab samal ajal loopima lapsi suure kaarega ja kolakaga vastu põrandaid, et nagu siis hakkab sealt ema seeliku alt neid
beebisid niimoodi litaki vastu põrandat välja lendama. Ja mõne hetke pärast siis see ema korjab need lapsed ikkagi ülesse, aga siis kogu sületäie viskab jälle suure kaarega läraki uuesti vastu põrandat. Et vaat selline asi paneb minu meelest väga selgelt küsima tegelikult põhimõttelise küsimuse järele sellest, et mis on Eestis üleüldse veel püha. Et kas meil on midagi alles jäänud, mis veel püha on, et ma mõtlen inimeste puhul, kellel ei ole mingit religioosset maailmatunnetust, võiks ju siiski olla mingisugune loomuseaduslik tunnetus sellest, et vaat emadus, perekond, lapsed, et see on nagu see, mis on püha. Et selle arvelt me nalja ei tee, seda me ei mõnita, seda me ei kuidagi labasta, eks, ja nüüd me näeme, et mitte ainult selle näitlejate seltskonna jaoks, kes Draamateatris seda asja teevad, eks, kes lubavad Draamateatri lavale sellise asja, kes lubavad Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia tudengeid sellisesse asja kaasata, mitte ainult nende jaoks, vaid ka ERR-i jaoks, kes peab võimalikuks sellist asja üle kanda laiade massideni Eestis, tegelikult ei olegi mitte midagi enam püha. Ei olegi. No aga vähemalt on meil EKA juudivaba. Kõrghariduses ikkagi astutakse olulisi samme väärtuspõhiselt, et see oli nüüd nagu kõrvalevaade, aga ma tuleks korra nende institutsioonide juurde ja siin on 3 institutsiooni, mis minu meelest lihtsalt tuleb ära likvideerida. Üks neist on ERR, teine on see lavakunstikateeder või noh siis see sama EMTA ja kolmas on Draamateater, et vot kõik nad töötavad maksumaksja raha eest, kõik nad elavad ainult maksumaksja raha eest ja kõik nad on läbi imbunud, täielikult ära mehitatud fanaatiliste liberaalidega, aga liberalismiga on tänapäeval niimoodi, et liberalism võrdub globalism ja globalism võrdub satanism, et noh, neid institutsioone parandada enam võimalik ei ole. Ma tuletan meelde, et Killandi oli see tegelane, ka ERR-is sai tööle, kelle esimene suur nii-öelda avalikkuse ette astumine, suur debüüt ERR-i siis toimetuse juhina oli see, et ta uusaasta ööl jättis Eesti hümni mängimise ära. Ja ma tuletan ka meelde, et meil on olnud ERR-iga siin palju paksu pahandust selle üle, kuidas Ukraina sõja algusaegadel nemad näitasid siin ETV Plussist, näitasid niisuguseid padu Kremli propagandafilme, venekeelseid loomulikult ka, suurest Isamaa sõjast, et noh, see institutsioon ei ole niimoodi, et kogemata seal on 1 või 2 mäda õuna on sees, aga noh, muidu teevad head tööd, sest et ei ole ka niimoodi, et noh, meelelahutus osa on roiskunud. Et kui ma mõtlen nende uudiste toimetuse peale, siis millega tegeleb nende uudiste toimetus, et uudiste toimetus tegeleb ju puhta propagandaga, globalistliku propagandaga jälle, et noh, kui me mõtleme, kuidas nad esitlevad meile Gruusia valimiste tulemusi või Gruusia president. Gruusias vannutati ametisse venemeelne president, noh täiesti absoluutne libauudis lihtsalt valetamine. Või kuidas nad esitlesid meile Trumpi, kuidas nad veel meile valimiste eelsel nädalal või valimiste eelsel päeval esitlesid meile Kamala Harrise panegüürikat, kuidas milline suurepärane, ainult vale otsa tuleb. Sa lood, ma pistan selle vahel, mis oli selle dokumentaalfilmi nimi, see räägib juba enda eest. Kamala Harris, USA järgmine president. Jah, nii, et see on meil uudiste toimetuse osa, et sellega tegeleb meil uudiste toimetus. Noh, ma ei hakka siin rappima nende arvamussaateid, mis on ju kõik lihtsalt Reformierakonna või ütleme siis, ma isegi ei piiritleks nii väga, on võimuerakondade poputamine. Peamiselt. Vahetevahel üteldakse ka mõni sõna siis sekka, nii nagu meil siin on aasta lõpul isegi Delfi kirjutas, et ei tea küll kohe, kuidas on nii läinud, et seda pangamaksu ei tulnud. Aga muidu on jube hea valitsus, Kaja Kallas oli parim peaminister üldse, aga ikka ei tea, kuidas selle maksude asjadega. Tähes ära Kaja Kallase pea ümber. Kaja Kallas on nüüd see... Ja selle mõttes ma mäletan, kui tuli valitsus, mille osaliseks oli ka Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, te mäletate ilmselt seda sama hästi kui mina, kuidas siis AK-st võeti ette murelike tudengite kirju peaminister Jüri Ratasele, eks ole, et Eesti on nüüd puhta hukas. Et ma millegipärast ei mäleta, et nagu Kaja Kallasele oleks loetud ette AK-st sarnaseid kirju, aga see selleks. Ja, aga ma tulen selle institutsioonide asja juurde tagasi, et üks asi, mida minu meelest peaks kindlasti järgi vaatama, aga mul kõhutunne ütleb, et ju ta vist ikka nii oli, on ka raha kantimine, et vaata, kui sa teed deklasseerunud perversse dekadentliku võika ideoloogiast nõretava halva asja, siis ega piletitulu selle eest väga ei teeni, kuidas sa seda rahakest ikka teenite, sest et inimesed ju seda vaatama ei tule, kõik su 3 homosõpra on juba lavastusse kaasatud, ega nemad piletit ei osta. Ja ega siis ERR ei tee ülekannet niimoodi, et ta ei maksa.
vähemalt väga kahtlen, et nad ei tee ülekannet niimoodi, et nad ei maksa, et nad natukene ikka maksid võib-olla siis sellele trupile veel nende halvasti välja kukkunud ja publiku menu mitte nautiva lavastuse eest rahakest ka veel. Ikkagi riigi eelarvest saab ERR ligi 60 miljonit eurot. Sa tead täpsemalt, sa hääletasid selle eelarve vastu hiljuti. Et sellest 60 miljonist jätkub ju igasugused transideoloogia rahastamiseks natuke ikka saab ju. Ja minu mäletamist mööda oli see 40 miljonit, aga see pole suurt vahet, et me räägime ikkagi väga suurest summast. Ei, aga nad teenivad, see on otse eelarvest, aga siis nad teenivadki igasuguste muude asjadega juurde toredasti, et nad teevad veel seal mingisugused Maaeluministeeriumile saateid, mida Maaeluministeerium kinni maksab ja Kaitseministeeriumile saateid, mida Kaitseministeerium kinni maksab. Ja mis on omaette problemaatiline nähtus põhimõtteliselt tõesti, et nagu osta endale kajastusteks, see nagu vastuolus ajakirjandusliku printsiibiga. Aga tead, ma ütlen selle sihukest asja, et mina olen alati mõelnud selle peale, et ma isegi olen kahtlev selle suhtes, kas on tarvis hakata rääkima mingisugust institutsioonide kinnipanemisest, sest et see tekitab alati sellist paksu verd, eks ole, et oi ei näed, kus nüüd tahavad kinni panna ja hakata karmi käega nüüd lõpetama. Minu meelest piisaks ühest palju väiksemast sammust, mis tegelikult osutab ka sellele, millest just ette aga ise rääkisid. Piisab sellest, et teate, aga tehke oma asja, aga mitte maksumaksjate rahast. Oma kulude kirjadega, tehke neid etendusi, müüge neid pileteid, majandage ennast ja vaadake, kuidas hakkama saate. See kehtib nii meediaväljaannete kohta kui ka end kõrgemateks õppeasutusteks pidavate ülikoolide kohta kui ka teatrite kohta. Palun, võtke ja tehke. Maksate ilusasti kinnisvara eest renti riigile, mida te kasutate või linnale, kelle iganes see kuulub, eks. Maksate oma õppejõududele või näitlejatele palka ja rahastate seda kõike oma enda tuludest. Ja vaatame, kaua teil see pidu seal edasi kestab, eks. Vaat nendel ongi kujunenud selline seisukoht, et nendel on absoluutne õigus maksumaksjate rahale ja sellele, et maksumaksjate raha eest saaks maksumaksjatele endile ehk rahvale kallate kae vahele sellist ideoloogilist salki. Aga seda õigust tegelikult ei ole. Ja selles mõttes ma arvan, et see ilmneks päris kiiresti, kui palju nende tööd tegelikult hinnatakse, kui kõrgelt seda kunstilist taset hinnatakse, kui siis nad peaksid seda tegevust rahastama inimeste poolt makstud piletirahast või õppemaksust. Ja see jääkski sinna eriti mitte midagi. Ja, aga Varro, ma olen sinuga täiesti nõus, loomulikult raha äravõtmine surmab kõik nad. Ainult, et küsimus ongi selles, et praegu ei ole ju olukord niisugune, et oleks poliitiline paradigma, poliitiline juhtkond selline, kes ütleb, et sellise perverssusega meie nõus ei ole ja seetõttu me võtame teilt raha ära. Et kui te tahate perverssustega tegelege, aga ilma meiepoolse maksumaksja toetuseta. Aga tegelikult on meil ju valitsuse poolne tellimus sellele. See ühispartei on ju tegelikult esitanud tellimuse rahvusriigi likvideerimiseks, rahvuse likvideerimiseks, sulatamiseks, ma ei tea, mingiteks ühtseks Euroopa rahvaks, nagu ühtset Nõukogude rahvast taheti omal ajal teha. See ongi tellimus. Poliitiline eliit, praegune poliitiline eliit tellib seda, toetab seda ja finantseerib seda. Ja selleks on vaja poliitilise eliidi muutust. See poliitiline eliit peab areenilt kaduma. Ja see on nüüd juba muidugi teine teema, aga see on võtmeteema. No, ma toon teise näite veel juurde. Uusaasta kontsert, hea kontsert Estonias. Aga algas millega? Ukraina hümniga. Kurat võtaks, kas me oleme Eesti Vabariik või oleme me Ukraina oblast? Aga see on meie sõda. Lolli juttu ajate, see ei ole meie sõda. Meil on Eesti Vabariik, mis on nälga jäämas, pimedusse jäämas. Aga me mängime Ukraina hümni. No lihtsalt mõistuse vastane. Ja no mina olen sinuga loomulikult nõus. Ma küsisin hiljuti Riigikogus ka seda küsimust, et kaua see Ukraina lipp meie parlamendi fastaadil lehvib, et ma saan aru, kui toetusavaldusena pannakse üles ühel päeval või teisel päeval mingi iseseisvuspäeval seal või tead, kui sõda puhkeb, et siis mingisuguse sellise solidaarsusavaldusena paned selle üles päevaks või nädalaks. No nüüd on juba 3 aastat võõra riigi lipp meie parlamendi fassaadil ja kedagi see justkui nagu ei häiri. Et mind hurjutatakse kogu aeg sellega, justkui mulle oleks ükskõik, mis lipp peaks lehvima Pika Hermanni tornis, aga samal ajal näeme, et nendel hurjutajatel endil on täiesti ükskõik, mis lipp lehvib Eesti parlamendi fassaadil ja igal pool mujal, eks. Nii et selles mõttes see on väga kõnekas. Aga muuseas ma mainin ühte asja ära seonduvalt sellega, mida sa, Mart, ütlesid. Et vaata, kui Jüri Nael ütleb, et tegemist on haridusliku projektiga selle transvestiitide show näol,
siis selles on palju rohkem tõde, kui pealtnäha paistab. Ega loomulikult Eestis on ju võimul sellised jõud, kes soosivad kogu selle soo- ja homoideoloogia juurutamist Eesti ühiskonnas ja abielu nad on juba ära väärastanud, eks eelmise aasta suvel tegid nad seda, aga nüüd nad juurutavad ju seda edasi nii koolidesse, ülikoolidesse, lasteaedadesse ja mitte ainult kogu seda abielu väärastamist, vaid ka seda sooideoloogiat, mille kohaselt siis ei ole olemas kaht bioloogilist sugu, mees- ja naissugu, üks on sellega, et sood piirduvad, vaid on olemas loendamatu hulk sugusid ja kõik saavad oma sugusid vahetada ja nii edasi. Ja miks Rahvusringhääling sellist asja tiražeerib, ma arvan, et sellel on ka väga selge selline ideoloogiline hariduslik mõõde. See ongi see, et inimeste teadvusesse ja laste ja noorte teadvusesse üha sügavamalt süstemaatiliselt juurutada seda sama ideoloogilist tunnetust, et kõik on voolav, sugu on voolav, igaüks võib ise otsustada, mis tema sugu on, kõik võib ümber kujundada ja seda sõnumit tegelikult kogu see show ju saatis. Just nagu ta saatis ka seda sõnumit, et perekond on mingisugune räpane ja rõve asi, eks ole, lapsed, naine ei ole mingi sünnitusmasin, eks, et noored keskenduga parem nii-öelda kunstilisele eneseteostusele, avastage oma sugu ja kõike muud sellist. Et noh, ma mõtlen selle peale, et kui me vaatame Eesti Rahvusringhäälingu seadust jällegi, paragrahv 4, ma ei mäleta, mis punkt see oli, paragrahv 7 on see, mis ütleb, punkt 7 on see, mis ütleb, et väärtustama perekonnal baseeruvat ühiskonnamudelit, siis seal üks varasem punkt, ma ei mäleta, kas oli punkt 4 või punkt 2, ütleb, et Eesti Rahvusringhäälingu eesmärgiks on osutada nendele ohtudele, mis ohustavad Eesti rahvuse, keele ja kultuuri püsima jäämist. See on nende reaalne seadusest tulenev kohustus. Aga mida nemad teevad täpselt vastupidi? Kas see olukorras, kus Eesti rahvas on selgelt väljasuremise kursil, meil on rekordmadal sündimus aasta järel praegu, peaks ohustama sellele, et meil on ideoloogia, mis lammutab perekonda või peaks propageerima seda ideoloogiat? Kumba peaks ERR tegema? Mul on see seadus siin ees ka lahti, mis väärtustavad Eesti riigi, Eesti rahvuse kestmise tagatisi ning osutavad asjaoludel, mis võivad ohustada Eesti riigi ja Eesti rahvuse püsimist. See on see, millele Rahvusringhääling võib tähelepanu juhtima. Aga mida tegelikult tehakse? Noh, ma ei hakka pikka. Ei, no nemad võimendavad seda, aga ma tulen selle raha juurde korraks tagasi, et ma muidugi olen ka nõus, et noh, kinni panemine, ütleme selles mõttes, et mängib nendele jõududele kätte, kes räägivad, kuidas EKRE või paremäärmuslased või ma ei tea, kes iganes tahavad kõike kogu aeg ära keelata. Keelajad ja kinnipanejad, nagu me kõik teame, on liberaalsed fašistid meil ehk liberaalid, aga raha äravõtmine muidugi faktiliselt likvideerib need asutused. See on ju selge, kui ükski erakanal seda eetrisse ei pannud, sellepärast, et ükski erakanal ma ei tea, mingisugusel seljaaju tasandil sai aru, et seda jama, mis neile siis kaela tuleb, neid reklaamide tühistamisi, see vaatajanumbrite kaotust, mis neile sellest kaela tuleb, nad ei saa endale lubada, aga saab endale lubada heldesti riiklikult rahastatud organisatsioon, kellele mitte midagi kunagi teha ei saa ja mitte keegi mitte kunagi mitte millegi eest ei vastuta. See organisatsioon on parandamatu, teda ei ole võimalik reformida, teda ei võimalik paremaks, talt tuleb lihtsalt raha ära võtta ja need tükid, mis on ära erastada ja muidugi ma ütlen sama asja Draamateatri ja lavakunsti kohta, et see oli, lavakas oli kunagi mingisugune suur asi, seal, ma ei tea, Hanso ja Kriukov ja Kibuspuu ja kes seal kõik tulid meil välja, eks ole, et niisugused suured Eesti rahva eeskujud, et tänasel päeval on see kõik ju risti vastupidine, et tänasel päeval ta taastoodab surmakultuuri, Eesti rahvuslikku surmakultuuri või Eesti rahva surmakultuuri, et lihtsalt nendel institutsioonidil ei ole mitte midagi positiivset panustada ja kui tahate hakkama saada täpselt, võtke kuskilt raha ja kui raha ei ole, siis ei olegi. Minu meelest on nii lihtne. Seal on see põhimõtteline erinevus, just nimelt, et mina ei tahaks neile kunagi pakkuda seda rõõmu, te olid vaata, mis meiega tehti, kuidas meile tehti ära, meid pandi kinni. Ei, teid pandi peegli ette ja teid sunniti tunnistama seda, et tegelikult teil ei ole mitte midagi sellele ühiskonnale niisugust pakkuda, mida ühiskond päriselt väärtustaks, eks. See on see, mida ma tegelikult tahaks, et nendega on, mis on isegi nagu selles mõttes valusam, eks ole. Aga mis lavakasse puutub, siis loomulikult seal tuleks üldse läbi viia suur audit, et mis selles õppeasutus üldse toimub. Et mitmelt poolt ma olen kuulnud ikkagi väga muret tekitavat informatsiooni selle kohta, et see on muutunud ikka selliseks väga jõhkraks perverssuste pesaks. Ega seal on ju endiselt õppejõudud, eks seesama Jüri Nael ja seal on endiselt õppejõuks Tiit Ojasoo, kelle puhul ma mäletan, milliste asjadega ta siin on hakkama saanud, eks selle lavakatud. Tema peksis rasedat naist jalaga kõhtu ja sai selle eest presidendilt medali, et kui sa ennem küsisid. Kes oli minu teada lavaka tudeng, kes tema käe all õppis. Ja küsimus on ka sellest, kellest see rase oli üldse. Ja kui me nagu küsime, et kas miski enam ei ole püha,
mitte miski ei olegi püha, vaata kui nad loobivad, kui sa näitad vana aasta õhtul eetris seda, et lapsi võib vastsündinud lapsi võib vastu põrandat visata, siis sellel päris elusse on tagajärg ja see päris elu tagajärg oli see, mida me lähtrus nägime, suure lähtrus. See ongi, need on omavahel seotud. No eks ta on ka sellise massiivse abordikultuuri peegeldus, eks ole. Et tegelikult kujundlikult võttes see ongi ju see, mida tuhandete lastega Eestis valitsuse rahalisel toel igal aastal tehakse. Loobitakse end vastu põrandat surnuks. Et natuke teiste meetoditega, aga sisuliselt on see. Nii et eks see ongi selle asja demoniline dimensioon. Mõnede inimeste puhul, kes meil siin praegu ilma teevad Eesti Vabariigis, on mul küll selline tunne, et mul on kahju, et nende emad omal ajal ei mõelnud. Minu keha, minu otsus. Ja mina olen ikkagi lõpuni elu pooldaja, aga ma vaatan kella, et me oleme seda teemat tegelikult just päris mitme nurga alt saanud siin kajastada ja minu vaade asjal on see, kui palju on olnud ERR-is pahandusi ja vastus on kahte sorti, ma istusin ka 4 aastat ERR-i nõukogus. Vastus on kogemata, teeme järeldusi, õpime toimetuse liikmetega või on räägitud ja tegelikult mitte midagi ei juhtu, mitte kunagi mitte midagi ei juhtu. Või teine variant on selline, et te olete valesti asjast aru saanud, see mida me tegime oli suurepärane, et praegu nad võtsid siis selle teise variandi kasutusele, et kõik oli õige, kõik oli hea, et ise oled loll, et aru ei saanud. Tead, kui see luba, ma ütlen lõppu ühe lause. Mina arvan samamoodi nagu sinagi, et siin on see vastutuse moment on ülimalt oluline. Kui keegi mitte kunagi mitte millegi eest ei vastuta, siis nad jätkavad täpselt samas vaimus. Ja see on ka põhjus, miks ma kirjutasin juba nõukogule ja juhatusele, et ma tahame, et järgmise nõukogu koosolekul juhatus annaks aru, et kuidas on selline see asja ülekandmine kooskõlas ERR-i seadusest tulenevate kohustustega. Aga mul on väike palve kuulajatele. Võtke palun aega, kas või 5 minutit ja kirjutage nõukogule ja juhatusele, et teie maksumaksjana ei ole sellise asjaga nõus. Mida rohkem inimesi seda teevad, seda lihtsam on ka nõukogus seda teemat tõstatada, näidata, et tegelikult see rikkumine on päris paljudele inimeste tundeid riivanud ja see ei ole okei. Ja, ma täpselt sama soovitaks, et ühel hetkel tuleb nad seal elevandiluutornis läbi sakutada ja keegi tuleb lahti lasta. Enne me ei lähe paremaks, jah. Ja kui juhatus kaitseb neid inimesi, tuleb juhatus ise tagasi kutsuda. Nii on. Suur tänu sulle, Varro, et meiega jagasid mõtteid ja selle teema tõstatamisel oled olnud väga, väga suure töö ära teinud, nii et jätkame oma võitlust ka uuel aastal. Teeme nii, jõudu teile. Ilmunud on värske Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna 2025. aasta kalender. 12 kuud koos rahvuslike ja rahvameelsete mõtteteradega. Kalendri ja mitmed teised praktilised ning vajalikud tooted leiad EKRE e-poest aadressil pood.ekre.ee pood.ekre.ee Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Jätkame saadet, saate nimi on Räägime asjast, nüüd oleme stuudios edasi kahekesi, Mart Helme ja mina Martin Helme ja nii nagu me siin oleme juba mõned saated teid õrritanud selle jutuga, et me teeme ettevaate algavasse aastasse, siis me proovime kuidagi seda nüüd siin manööverdada. Eks ta ole nagu mitu jälle erinevat aspekti või mitu erinevat sellist tahku, mida kaudu me saame seda uut aastat vaadata, saame vaadata poliitilist tahku, saame vaadata majanduslikku, saame vaadata julgeolekualast, saame vaadata välismaale, aga ma siiski alustaksin Eestist ja minu meelest siin need uudised, mis aasta lõpul olid ja mis ka aasta alguses tulevad, nendele kõikidele uudistele võiks peale panna suure sildi, me ju hoiatasime ja teise suure sildi, EKRE-l on alati õigus. EKRE-l oli jälle õigus ja see puudutab elektrit. Ja kolmas silt on ikkagi see, et ja ennast ajakirjanduseks nimetav seltskond ja sektor käitub jälle järjekordselt nii, nagu ta ei peaks käituma. Kui ma loen aastavahetusel siin pealkirju, uus aasta saab majanduslikult olema valus, väga valus. Tore, aga te ju sisuliselt selle sama pealkirjaga kiidate heaks selle, kõik need sammud, mis on tehtud, kõik need maksutõusud, mis on tehtud, kõik need uued maksud, mis on kehtestatud. Jaa, te ütlete, et see on valus, aga mis teha, paratamatu ja siis see sama ajakirjandus, Kanal 2 teeb reportaaži
1. või 2. jaanuaril nii-öelda tänaval korjab inimeste arvamusi. Ja no, missugune on siis prevaleeriv arvamus? Ei no ega meile need maksud ei meeldi küll, aga mis parata? Julgeolek nõuab. Tahame tunda ennast turvaliselt ja kui see annab meile turvalisuse, siis oleme nõus sellega. Ühesõnaga, te sisendate, teete jälle järjekordse propaganda offensiivi, et kõik on hästi. Ongi õigesti tehtud, et makse tõstetakse. Ongi õigesti tehtud, et elekter läheb kalliks. Ongi õigesti tehtud, et inimesed lõikavad nööriga leiba. Aga peaasi, et me ennast turvaliselt tunneme. Minu meelest Eesti meedia näitab meile pidevalt kognitiivset dissonantsi, et nad räägivad iseenesega vastuolus olevat juttu, sealjuures tehes nägu, et nad ei saa aru, et nad räägivad iseenesega vastuolus olevat juttu, et see pangamaksu näide on suurepärane. 2023 aasta juunis esitas EKRE eelnõu parlamenti, et kehtestame pangamaksu. Ja näitasime ära kuidas tegime eelnõu, mis oli konkreetne ja täiesti juriidiliselt hästi lollikindel. Ja siis meedia isegi ei piiksatanud, et selline algatus on. Polnud olemas, keegi ei rääkinud sellest. Nüüd järsku avastatakse, et oi, pankadel on küll liiga palju raha, et oleks ju võinud, aga näe kuidagi, ei tea, miks ei tehtud. Aga sellepärast ei tehtud, et teil oli vaja nagu ihukaitse salga müür seista Kaja Kallase ees ja hoolitseda selle eest, et ükski kriitika nool teda ei tabaks ja ükski opositsiooni etteheide temani ei jõuaks, ja mitte ainult Kaja Kallaseni ei jõuaks etteheited, vaid kogu Eesti avalikkus ei kuuleks kriitikat, ei näeks kriitikat, ei teaks, et on võimalik ka teisiti. Ja nüüd me sööme seda suppi ja nüüd nad jätkavad sama juttu. Ma arvan, et ma teengi seda, ma arvan, et ma hakkan üles otsima oma kõnesid aastast 2022, kui meil puhkes nii-öelda energiakriis. Kõik, mida me tänapäeval ütleme, on juba öeldud 2 aastat tagasi või 3 aastat tagasi. Kõik, mis me ütlesime, börsilt ära, CO-koodi kaubandusest ära, fikseerida hind, Narva jaamad täistuuridel tööle, see nii-öelda Euroopa võrku ühendamine tuleb edasi lükata. Kõik. Rohepööre tuleb ära jätta, et tuulikud toovad kaasa ja päikesepaneelid toovad kaasa selle, et meil hakkab olema ülikallis elekter ja meil hakkab seda elektrit puudu jääma ja me hoiatasime juba 22. aastal, et Eestit hakkavad tabama nii-öelda rohepöörde tõttu elektrikatkestused. No siis naerdi kõik välja ja Martin ajab loll juttu, 3 senti elekter, mis siis, et veel aasta varem oli olnud 2 senti elekter börsi hinnaga. 2 senti elekter müüdi ja Eesti Energia oli kasumis. Aga 3 sendiga ei ole võimalik. Isegi 30 sendiga enam ei ole võimalik. No nüüd on ju tegelikult võetud täiesti selge ja ühemõtteline liin. Inimesed peavad ise hakkama saama. Elektrikatkestused on paratamatu. See on nüüd välja öeldud, et Vene võrgust lahti ühendamine, Estlinki kaablite haavatavus, Soome elektrijaamade remondid, kõik see toob kaasa vältimatult elektrikatkestused. Aga mis siis ikka teha? No nii on, see on paratamatus, see on reaalne elu. 33 aastat Eesti Vabariiki ja me oleme jõudnud sinna, kus meil on elektrikatkestused ja maailma kõige kallim või üks maailma kõige kallimaid elektreid. Nii, aga nüüd inimesed, ise vaadake, kuidas hakkama saate. Ise vaadake, kuidas hakkama saate, kui teil on pandud näiteks pelletiküte, nagu minul on, aga elektrit ei ole ja küte jääb seisma. Mismoodi ma siis elan seal majas? Aga ma pole ainukene ju. Selliseid majapidamisi on Eestis, ma ei oska öelda. Kokku võib-olla 100 000 lausa. Ja, aga mina tahaksin... Mis ma siis pean tegema? Aga osta endale generaator. Pane generaator... 500 umbes maksab. No väiksem generaator maksab võib-olla 200 või 300. No väike ei toida ära. Väike ju sellega ei tee mitte midagi, telefoni laed ära, eks ole. Ja iga see 500-negi generaator, ütleme niimoodi, et tervet maja sellega ju püsti ei hoia. Ehita küttekolded.
aga kütmine on nüüd CO2, see on ju jalajälg, seda ka ei tohi teha. Mis me siis teeme? Mul tonni läheme tagasi või? Metsagi ei tohi võttagi. Ei no kuulege, nii kaua kuni rahvas laseb ennast alandada ja mõnitada, nii kaua tehakse seda ja keeratakse vinti peale. Mul on nii selgelt meeles, ma ei tea, kas see oli valdav enamus inimesi Eestis, aga see oli levinud seisukoht. Kui 22. aastal see energiakriis algas ja me kõige sellest hoiatasime, siis kui palju oli neid pioneerilikult usinaid entusiastlikke, meie saame hakkama, mina käin kodus taskulambiga ja ma panen kodus teise kampsuni selga ja mul ei ole vahet, tulid mul tänaval kampaanias vastu, ma pidasin kampaaniat Mustamäel ja Nõmmel tulid vastu Mustamäe vahel mina elan kortermajas, mulle ei tee see elektrihinna tõus, ausalt vahet ei ole, kas ta on 4 eurot või 15 eurot kuus ja on vahet, sellepärast, et 15 euroga kuus arve peal nii-öelda on sul, esiteks on sul arve suurem, selle võrra on midagi vähem, aga kui sa muust asjast aru ei saa, siis Eesti tööstus suri ära selle kalli elektri tõttu ja selle tõttu ei laeku enam maksud, ei saa enam inimesed tööd. Ja selle tõttu ei ole riigieelarves enam raha ja selle tõttu tõsteti kõike makse. Ja see Kanal 2 klipp, kus kõik inimesed rääkisid, et mis see väike maksutõus saame hakkama. Toiduannete hinnad on tõusnud Eestis 50-60%. Saate hakkama või? Ei saa ju. Ja senikaua, kuni jätkatakse selle jutu rääkimist, et mis siis teha, peab hakkama saama, senikaua keeratakse vinti peale ja läheb halvemaks. Nii lihtne see ongi. Ja nüüd elektrikatkestuste kohta. Narva jaamades nüüd on otsustatud kiirkorras eraldada 100 miljonit, et ehitada Narva jaama gaasijaam, et hoida ära elektrikatkestusi. Aga vabandust, eelmisel aastal kingiti ära 2 elektrijaama 300 miljoni eest Ukrainale. 300 miljonit, see tähendab nüüd, Eesti maksumaksja on 400 miljoni eest. See on 2 aastat järjest automaksu. On 400 miljonit. Oleme me siis ära andnud oma energeetilist reservi või energeetilist võimekust, et mina toetan Ukrainat ja võiduka lõpuni ikkagi ja ükskõik mis maksma läheb, meie toetame Ukrainat loogikaga, oleme me siis 400 miljoni eest oma energeetikat põhja lasknud ja tulemuseks saanud selle, et elektrit ei ole. See on ainult üks väike koht, kus me oleme 400 miljonit. 400 miljonit ei ole väike raha. 400 miljonit on pool või kolmandik meie riigieelarve august. Vaat siin ongi see, et mul on vahetevahel tunne, et mõnel inimesel on niisugune asi, et mida rohkem nägu kortsu läheb, seda rohkem kaob ära ajukurdusid. Et mõtlemisvõime nagu kogu aeg kahaneb ja see muidugi toimub selles tohutu propaganda tulemusena ühtlasi ka. Aga jah, inimesed ei oska nagu üldse absoluutselt seostada omavahel seda, et me elame elektritsivilisatsioonis. Mitte ühtegi asja ei tehta ilma elektrita. Ükski masin ei tööta ilma elektrita. Kõik vajab elektrit ja kui elektri hind on aina kasvav, siis paratamatult ka kõikide muude asjade hinnad aina kasvavad. Ja kui sa ütled, et mul pole vahet, kas 4 eurot või 15 eurot maksan oma korteri elektriarvet, siis jaa, aga tööstusel on vahet. Ja tööstus paneb sinu vorstile, sinu juustule, sinu kingale, sinu pintsakule, sinu mingisugustele kosmeetikavahenditele, sinu hügieenivahenditele, paneb hinna otsa. Kõik läheb kallimaks ja ei ole enam 15 eurot, on juba 100 eurodes. Millest ka veel inimesed aru ei saa, aga koolimajasid ja lasteaedasid, see ei ole 15 eurot. Need majad on ka ju kõik maksumaksja kütmisel ja maksumaksja valgustamisel. Kõik võimalikud muud ühiskondlikud hooled, alates haiglatest, politseijaoskondadest ja isegi ministeeriumiteni välja. See on ju ka tuleb sinu taskust, kulla sõbrakesed, kui teil elektri hind tõuseb 100-kordseks. 100-kordseks on tõusnud elektri hind võrreldes selle ajaga, kui EKRE oli valitsuses. Siis see ei ole lihtsalt abstraktne, siis see on kõigi teie taskust jõhker riisumine, mis toimub. Ja tulemus on mis, hoolimata sellest, et energiafirmad on nüüd mitu aastat järjest absurdseid kasumeid teeninud, elektrit ei jätku.
elektrit ei jätku. Meile valitsus tuima näoga ütleb, et pange ennast valmis selleks, et ei jätku. Ja mis mind teeb kohutavalt ärritab on see, et see kõik oli ette nähtav ja see kõik oli ära hoitav. Seda kõike oleks saanud vältida. Nii seda kallist hinda, kui seda elektri puudujääki, seda kõike oleks saanud vältida, aga seesama Eesti meedia, seesama Eesti süvariik, seesama meie nii-öelda kultuurieliit, kellest me siin saate esimeses pooles kõik huilgasid meile kõrva sisse, et ükskõik mida, aga peaasi, et EKRE ei tule. Kaja on tubli, see on sõjamaks, me peame selle ära kannatama. Et sellist lollust on meile nüüd räägitud 3 aastat järjest ja kes on uskunud, see on uskunud ja see peab nüüd kuidagi nende uskumiste tagajärgedega elama, aga kõik me ei ole uskunud. Väga suur osa elanikkonnast ei ole uskunud ja me istume ka ja maksame neid arveid kõiki. Ja siin, nüüd tuleme selle uue aasta ennustuse juurde. Minu meelest niimoodi, see ei saa jätkuda. See lihtsalt ei saa jätkuda. No ja senikaua on ju lihtne praalida, kui sul ikkagi on tuba endiselt soe ja toit endiselt laual. Oi, ma saan hakkama, oi, mina elan üle. Lollid, kes siin ajavad sellist juttu. Aga siis, kui tuba on külm, siis kui lamp põlema ei lähe, siis kui toit on nii kallis, et pead vaatama, kas ma ostan pool pätsi leiba ja kas ma saia ka siia juurde saan lubada, siis lõpeb see praalimine ära. Ja nüüd tehakse ka meid nagu patustaks. Meie oleksime nagu veel milleski süüdi. Meie oleme ära raisanud riigi reservid, kui me valitsus olime. No ei vasta tõele. Ei, reserve raiskas ikka Kaja Kallas kõige rohkem. Ja... Meie tahtsime laenurallit käivitada. Meie tahtsime tulevastele põlvedele, keda te ju ei sünnita, võlakoormat jätta. Aga te ei sünnitagi sellepärast, et elu on läinud selliseks, et nagu... Noored ei näe mingit perspektiivi. Nad ei näe perspektiivi oma lastele ja nad ei näe perspektiivi ise endale ja üha rohkem ja rohkem inimesi tahab ära minna. Ma vaatan näiteks sotsiaalmeedias, kui palju on viimasel ajal tulnud kuulutusi. Annan ära kogu korteri sisustuse. Aga miks ta annab ära? Kui sa hakkad uurima, sest ma lähen ära välismaale. No ma ütle selles mõttes, võib-olla me lähme siin liiale selles võtmes, et ma arvan, meie raadiosaate kuulajad ei ole arvanud, et saame hakkama ja ei ole toetanud Kaja Kallast mitte kunagi, muidu nad ei kuulakski seda raadiosaadet välja arvatud, need kõik need meie poliitilised vaenlased, kes kõrv kikis kuulavad. Aga neile ma seda adresseerisingi. Aga neid inimesi on palju Eestis, et neid, kes Reformierakonda toetasid ja toetavad tänase päevani on palju Eestis, neid, kes sotse toetasid ja toetavad tänase päevani on palju Eestis. Ja senikaua, kuni nemad ei tee korrektiive oma mõtlemises ja ei hakka täis kasvanuks ja ei tee endale selgeks, et nendel nii-öelda poliitilistel loosungitel on tagajärjed. Nendel hoiakutel on reaalses elus tagajärjed. Ja kuni neid hoiakuid ei korrigeerita, senikaua läheb järjest halvemaks. Et see nii-öelda, see katarsis peab ära käima Eestis. Ja ma ütlen veel kord, et kui me võrdleme näiteks sellega, mis juhtus Ameerikas valimistel, Ameerikas käis see katarsis ära. Ameerikas valijatele tehti selgeks aastast aastasse, et Donald Trump on kuidas need orange man, eks ole, et mingi barbar, kes mitte millestki aru ei saa ja kes kõiki ainult solvab ja need jutupunktid meilgi Eestis, vene käsilane ja kõik nii edasi, et paariaks tehti teda ja kriminaal ja ma ei tea, mis kõik veel, naiste vihkaja, naiste ahista ja kõik veel ja väga paljud inimesed läksid selle kaasa, ma mäletan ühte vestlust, mis mul oli Ungarist Sepaki ajal, kus vast oli 2022 aastal või oli 23 aastal, ma ei mäletagi enam. Ja siis oli arutelu selles, et kas Trumpil on võimalik, kas ta üldse tahab ja kas tal on võimalik ta uuesti kandideerida presidendiks ja laialt levinud arvamus oli selline, et Trump on liiga mürgine, liiga toksiline poliitiline bränd, et tuleb otsida kedagi tema sugust, tema platvormi kandjat, aga mitte teda ennast. Räägiti DeSantisest ja teistest inimestest. Aga tegelikult läks elu järjest halvemaks selle Bideni ajal ja Kamala Harrise ajal ja lõpuks ikkagi Ameerika valija otsustas, et ei, et meil ongi vaja sellist inimest, kes tuleb ja lööb platsi puhtaks, kes tuleb ja pöörab asjad paremusele, kes on näidanud, et kui ta võimul on, siis läks elu paremaks. Ja valija lõpuks lükkas kõrvale selle
peavoolu vasakpoolse propagandateenistuse ehk ajakirjanduse poolt talle pidevalt ette pandud narratiivi, et noh, Trump on mürgine, teda ei tohi valida. Ja me peame Eestis sama asjani jõudma. Et ühel hetkel peavad inimesed aru saama, et kõik see mula, mida on aetud EKRE kohta või sinu või minu kohta, see tuleb kõrvale lükata ja tuleb vaadata reaalset elu. Reformierakond teeb teie elu kohutavalt halvaks, sotsid teevad teie elu kohutavalt halvaks, Eesti 200 teeb teie elu kohutavalt halvaks, Isamaa ei kavatse mitte midagi, mitte kunagi muuta, Keskerakond ei kavatse mitte midagi, mitte kunagi muuta. Ja kui tahetakse, et midagi muutuks ja muutuks paremaks, siis on Eestis ainult üks valik ja see on EKRE. Ja seni kaua, kuni seda nii-öelda katarsist või seda nihestumist ei ole toimunud, seni kaua tulebki endale rääkida, et saame hakkama. Nii see lihtsalt on. Ja see protsess võtab natuke aega, aga mina arvan, et 25 aasta on murranguline selles protsessis. No jah, ta on murranguline, ma arvan, mitte niivõrd Eestis. Ta on murranguline ikkagi globaalselt. See, mida teeb Ameerika, see paratamatult peegeldub teatud viiteajaga igal pool mujal. Ja noh, Trump on ju väga selgelt öelnud, on mees ja on naine ja on lapsed. Ta kaotab ära sellise asja nagu haridusministeerium, sellepärast, et see on muutunud selle sama kultuurisõja üheks bastioniks, mis kogu seda perverssust propageerib. Ja allapoole nii-öelda pressib. Koolidesse surub ja annab õigust kõikidele pervertidele ja mitte normaalsetele inimestele. Ja nii edasi samm-sammult ikkagi see, mida ta kavatseb teha immigratsiooniga, lõpetada ära see Ameerikat hävitav immigratsioon, see, mida ta kavatseb teha Ameerika majandusega, kaitsetollid, tootmise tagasitoomine Ameerikasse, innovatsiooni toomine Ameerika majandusse, tööstusse tervikuna. See kõik on nii revolutsiooniline ja nii sellest senisest poliitilisest, majanduslikust, ideoloogilisest paradigmast erinev, et sellel ei saa olla mitte mingit muud efekti, kui ainult positiivne efekt. Ameerika kerkib uuesti, võib-olla mitte nii võimsaks jõuks, sest noh, lihtsalt ajad on muutunud, kui ta oli pärast teist maailmasõda, aga vaieldamatult uuesti Ameerika muutub maailma juhtriigiks. Ja seda teeb Trump ja tema kogu see majanduslik ja ideoloogiline murrang, mille ta Ameerikasse toob. Loomulikult ei tee ta seda üksinda, aga kui tal on ikkagi kõrval senisest majandusestablishmentist eristuv teiste, kuidas ma ütlen, lähtekohtadega ja eesmärkidega majanduslik establishment, siis see muudab kogu mängu sisu. Ja see tuleb meile ja selles mõttes 25. aastal meil läheb üha halvemaks, aga see on halvemaks minek enne seda, kui ka meile jõuab see murrang. Ja ma arvan, et meie murrangu aastad ikkagi eelkõige saavad olema 26, 27 aasta, kus see praegune poliitiline establishment pühitakse minema. Ma tulen tagasi ka selle uusaasta kontserdi juurde, mida ma vaatasin televisioonist. No need intervjuud, mida seal tehti, kõik, no jumal. See kõik peegeldas seda dekadentsi, seda degenereerumist, mis on ka Eestis kõige selle lääne mandumise taustal prevaleerimas. Ja ma mõtlesin, et jumal tänatud, et ma sinna kontserdile läinud. Ma ei taha selles seltskonnas olla. Ma ei taha tõusta püsti Ukraina hümni mängimise ajal. Ma ei oleks tõusnud muide püsti, ma oleks istuma jäänud. Ja kogu see maha käinud, ideoloogiliselt laostunud olukord, milles me oleme, see sel aastal veel süveneb. Aga see on ka selle juba suremise, see on surmakorin. Ja no ma lugesin, vist oli LHV panga analüüs, et Eestis käesoleval aastal, nüüd alanud aastal, inimeste pealkiri oli, et ostujõu taastumine lükkub edasi. Aga tegelikult, kui uudist sisse vaatasid, uudise arve vaatasid, siis oli niimoodi, et inflatsioon, et palgatõus, reaalpalgatõus tuleb seal kusagil 4%, aga inflatsioon tuleb kindlasti rohkem, 4,5%, võib-olla isegi 5%, ehk siis sisuliselt nii-öelda palk läheb tagasi vähemalt protsendi võrra või 0,5% võrra, ehk siis teisisõnu 25. aastal vaesumine jätkub ja vaesumine on juba praegu väga sügaval, nii et noh, kui
me nagu noh, siin räägime, kuidas on terve hulk inimesi, kes räägivad, kuidas saame hakkama ja ei meeldi meil see palgad, maksutõusud, aga noh, kuidagi ju tuleb ja julgeoleku nimel, et see ei ole põhimassi inimeste mõtlemist Eestis. Need olid, ma olen täiesti veendunud, me teame ju, kuidas meedia töötab. Need olid, noh, 10 intervjuu kohta leidsid sa paar sellist jobujutu rääkijad ja need olid need, mis eetrisse lasti. Need, kes valitsust sõimasid, need ei lastud eetrisse. Need, kes ütlesid, et mul ei ole enam söögiraha juba poole kuu pealt, neid ei lastud eetrisse. Ja neid inimesi on Eestis väga palju. Noh, nii palju pöördumisi minu poole või nii palju ahastavaid kirju ja ahastavaid, kui inimesed sõna otseses mõtlevad, et ei tule enam toime, ei oska enam kuhugi pöörduda, ei tea enam, kuidas lastele toit lauale panna. See on nii massiline Eestis. Et see on pisar tuleb silma, noh, mul ei ole nagu mitte kuidagi võimalik kõiki neid hädas olevaid inimesi, noh, see ei ole võimalik, eks ole, et neid aidata individuaalselt. Neid peab aitama süsteem, neid peab aitama üleüldine majandusseis, aga üleüldine majandusseis läheb kehvemaks, mitte paremaks. Nii et noh, selles mõttes ühiskondlikud protsessid on hästi pika vinnaga ja on hästi pika inertsiga. Ja noh, me kõik teame, et eestlased on sellised, algul ei saa vedama, pärast ei saa pidama. Ja noh, Eesti puhul veel eraldi on veel see sama mure, või noh, ütleme, on see sama efekt, mida me oleme näiteks näinud ju, mis on hästi selgelt andnud tulemuse või aidanud sellele kaasa, et Kuubas kommunistid võimul on see, et nad lasid rahulolematutel inimestel ära minna. Nõukogude Liidus hoiti piirid kinni, et rahulolematud inimesed saadeti Siberisse või pandi Gulagi või kuhugi. Aga Kuubas lasti, kes rahul ei olnud, las lähevad ära Ameerikasse. Las karjuvad seal teisel kaldal. Ja noh, tulemuseks oli see, et alles jäid need inimesed, kes noh, kuidagi vingerdasid ja kuidagi said hakkama ja kuidagi leppisid ja ei osanudki teistmoodi tahta. Ehk siis seda nii-öelda kriitilist massi vastupanu ei tekkinud. Ja noh, meil Eesti on ju samamoodi ja ikkagi, kes enam noh, kuidagi rahul ei ole, no kes läheb Soome, kes läheb Hispaaniasse. Lihtsalt need inimesed, kes on nii vaeseks jäänud, et neil enam leibagi lauale ei ole panna, nendel ei ole võimalik isegi enam Soome minna. No. Sellised majanduslikult ei ole võimalik, noh, sul pole laevapiletitki osta, noh. No ma ei ole vaadanud üldiselt neid Taavi Libe märgatud Eestis ja selliseid saateid, aga mõnda olen sattunud natukene ühe silmaga vaatama. Ja minu meelest see on ka nüüd üks asi, millega ma olen äärmiselt rahulolematu. Neid inimesi, kes on tegelikult õnnetud inimesed, vaatad neid kortereid, kuidas elatakse, vaatad need, jumal, no see on tõesti nagu mingisuguse 20. sajandi alguse kuskil, ma ei tea, Vene või ka Ameerika mingisuguses tööstuse barakis elavad inimesed. No see on allpool inimlikkuse piire, aga seda esitatakse kuidagi sellises ilkuvas, mõnitavas ja natukene ka parastavas toonis, et näed, missugused veidrad lollikesed meil siin Eestis ka on olemas, hihihi, et noh, ühesõnaga, seda ei näidata mitte selles võtmes, et see on tragöödia, see on meil rahvuslik tragöödia, et meil on Eestis 10 000 inimesi, kes elavad niisugustes tingimustes, keda tegelikult ei aita mitte kunagi ka mingi sotsiaalabi välja, sest nad on sellesse surutud pika ühiskondliku protsessi tulemusena, millest Arnold Rüütel, keda me mälestasime saate algul, rääkis tegelikult ju juba 2000. aastate algul. See on see teine Eesti. See on see 2 Eestit, kus üks käib aina rohkem ja rohkem alla ja teine ei reageeri sellele, ei siruta abikätt, ei likvideeri neid põhjusi, miks see allakäik toimub. Ja praegu toimub see allakäik, see degenereerumine, deklasseerumine, saab veel ühe tõuke ja ühe hoo juurde. No jah, ja noh, kõikides riikides tuleb noh, siis revolutsioon ühel või teisel moel. Noh, revolutsioonid ei pea alati olema vägivaldsed, aga noh, süsteemi muutust ma pean siin sellest siis, kui eliit hülgab oma vastutuse ja Eestis eliit on totaalselt hüljanud oma vastutuse. Aga noh, kui ma vaatan, ega sama on ju Euroopas. Kui me mõtleme selle peale, et noh, Euroopa komisjon, mis ju peab ennast Euroopa valitsuseks, täiesti irdunud Euroopa tegelikest probleemidest, täiesti irdunud. Immigratsioon, noh, mida on teinud Euroopa Liit, Euroopa komisjon, Euroopa poliitiline liit nendes Euroopa liikmesriikides?
on viimase 20 aasta jooksul maailma kõige jõukamad, kõige turvalisemad, kõige vabamad ühiskonnad muutnud täielikeks mülgasteks, kus immigrandid tapavad ja rüüstavad ja põletavad jõulukuuski ja tapavad jõuluturgudel ja vägistavad kohalikke tüdrukuid ja nii edasi. Massiliselt. Mingit turvalisust enam ei ole, kus vabadusi enam üldse ei ole. Alates sellest, et sind tsenseeritakse nii sotsiaalmeedias kui kõik. Oma eriteenistused töötavad oma enda oponentide, opositsioonierakondade vastu. Meil Eestis toimub ju see samuti, Saksamaa AfD, kus ei tehta enam üldse saladustki sellest. Et Saksa eriteenistused jälitavad neid, korraldavad nende vastaseid igasuguseid intsidente, püüavad neid lõksu meelitada, et neid saaks Vene agentideks teemedleda ja nii edasi. Ja samal ajal lasevad moslemitel neid peksta või tappa. Ja täpselt sama üritab meie söövariik meiega teha. Kus siis tulevad mingisugused idiootlikud artiklid sellest, kuidas, ma ei tea, EKRE on Vene käsilased ja EKRE esindavad Putini narratiivi. Seda pole ju olemas, aga leiduvad ajakirjanikud, kes seda pidevalt lansseerivad oma artiklites. Aga sellepärast, et päris Vene käsilased, kes meil on webfonde teinud, kes meil on rahapesuga tegelenud, kes meil tegid Stark logistikat, kes meil on riiki lasknud 130 000 slaavlast sisse, kes meil teevad Eestis nii-öelda eestikeelsele haridusele üleminekut niimoodi, et Eesti lapsed saavad venekeelse ja venelastest koosneva koolikeskkonna. Vaat need inimesed, kes võimul on ja seda venestamist teevad ja seda Putini asja ajavad, nende pealt on ju vaja tähelepanu ära juhtida kellegi teise peale. Muide, lugesin ühte artiklit, üks Ida-Euroopa väljaanne kirjutas, et ameeriklased nõuavad, see on täitsa värske artikkel, ameeriklased nõuavad, et Ukrainas mobilisatsiooni iga alandatakse 18 eluaastani ja et see toob kaasa uue massilise põgenemise Ukrainast, sest keegi ei taha minna enam surema selle režiimi eest ja teiseks, moraal on selles suhtes ka maas, et kõik ootavad, et Trump tuleb võimule ja tehakse rahu ja keegi ei taha olla selle sõja viimane sõdur, kes surma saab. Ja kuhu nad tulevad? Nad tulevad ju Ida-Euroopasse, nad tulevad ju meile. Meie võtame ju kõik vastu, kas Kristen Michal ütleb, et ei, nüüd on küll, nüüd me paneme piirid kinni. Ja vastupidi, nemad ju koos Keldoga tahavad, et viimasedki immigratsioonipiirangud, mis meil kuskil veel kirjas on, ära kustutada, sest tööjõudu on vaja. No millisele tööstusele, seda me ei tea, kõik tööstused panevad iga päev uksi kinni, kõik investeeringud, iga päev tuleb järgmine teade sellest, kuidas investeering jäi ära, sest et Eesti on investeerimiseks võimatu keskkond oma kalli elektri tõttu, aga tööjõudu on ikka vaja, keegi peab Bolti ja Volti väntama. Ja see, ma ütlen veel kord, et eliit nii Eestis kui ka enamikes teistes Euroopa riikides on hüljanud oma vastutuse oma riigi ees, oma rahva ees. Ja selline olukord peab tooma kaasa põhimõttelise süsteemi muutuse. Ja Saksamaal toimuvad valimised veebruaris. Eks me teame ja tunneme seesama süvariik ja seesama meedia ja kõik, kes veel üritavad anda endast parima, et valimiste tulemusel ei muutuks mitte midagi. Ükskõik, mis valimistulemus on, kurss jätkub nii, nagu ta siiamaani on olnud. Seda me nägime Prantsusmaal, seda me nägime Austrias, seda me nägime siin mitmes teises riigis oleme näinud. Hollandis pärast, ma ei tea, kui 600 päeva kestnud koalitsiooni läbirääkimisi, siis kurssi pisut muudeti. Aga põhimõtteliselt on ülesande püstitus on väga lihtne. Valijad võivad öelda, mis tahavad, kurss ei tohi muutuda, poliitika ei tohi muutuda. Ja see, kui sa ei saa enam valimiste kaudu poliitikat muuta, siis muutub see poliitika mingil muul moel. Ja ma ütlen küll, et vaadates seda, kui viimase piirini on lükatud sakslased, kui viimase piirini on lükatud prantslased, et siis ka Euroopa süda, see nii-öelda tsenter ei pea enam. Kui me mõtleme selle peale, et eelmise aasta eurovalimiste tagajärjel ju tegelikult hääletati maha Ursula von der Leyenit toetavad jõud, liberaalid ja rohelised, siis suure pusimise ja kombineerimisega suudeti kokku panna komisjon, mis jätkab sama liini,
sõltumata sellest, et valijad olid selle maha hääletanud, siis tegelikult ma arvan, et von der Leyeni komisjon, eriti Trumpi ajastul, satub väga tõsistesse raskustesse. No meil aeg sai otsa, et me siin praegu ei tee ennustust ka selles osas, mis sest Ukraina sõjast saab. Mina arvan, et see Ukraina sõda sellel aastal lõpeb meil. Ja no päris kindlasti ei lõppeda nii, nagu meie propagandistid 3 aastat meile lubanud on, et Krimm on meie nagu või et Donbass saadakse tagasi. Aga ma siin aastavahetusel panin ühe küsitluse ka üles Lääne-Euroopas täielikult on kokku kukkunud toetus sõja jätkamiseks ükskõik mis hinnaga, aga mis olulisemgi veel, Ukrainas enamik, suurem hulk inimesi pooldab sõja lõpetamist, isegi kui selleks on vaja loovutada territooriumeid ja väiksem osa inimesi, 40% midagi, üle 50 soovib lõpetada midagi, alla 40%, 38% ütles, et tuleks jätkata sõda, kuni saadakse territooriumid tagasi. Mul ei ole mingit kahtlust, et ka venelastel on isu otsas seda sõda pidada, nii et ju see sõda lõppema peab, kui ennem Trumpi võimule saamist veel siin mingisugust tohutut eskalatsiooni ei korraldata. Täname kõiki kuulamast ja me oleme jälle eetris nädala pärast. Kuulake meid ikka jälle. Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest tasus Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Järelkuulamine internetis treradio.ee ja uueduudised.ee.